Tähelepanu on nüüd kõik teie, kes te tahate saada ATV-d, aga samas istuda justkui nagu autoroolis, kinnist kabiini, kallutatavat kasti ja miks mitte ka väikest audiosüsteemi. Teie jaoks hakkame nüüd tutvustama UTV-d. Jah, Kaspar, me räägime UTV-st, aga siinkohal väga erilisest UTV-st, nimelt elektrilisest UTV-st. Ütleme nii, et Ameerikas nimetatakse või suure lombidaga nimetatakse seda hästi tihti siis side-by-side sõidukiks, ehk siis kõrvuti istumise sõidukiks. Meie jaoks on ta lihtsalt kabiiniga sõiduk, mida on võimalik nii lahtise kui ka kinnise kabiiniga soetada ja vastavalt sellele siis on ka sul lisaks kabiinile asi juures, mida sul tavaliselt siis ATV puhul pole, on sul veokast, mis on siis ka kallutatava funktsiooniga. Kelle jaoks UTV on mõeldud iga inimese jaoks, kellel vähekenegi maastikusõidukit on vaja, millega natuke suuremas mahus tööd teha. Et sama kallutatav kast, kabiin, 4-ratta vedu, et sellega saab põllumees, tava lõbusõidu tegija, ennekõike siis ka jahimees ja mingisugune igasuguste turismitalude ja nende omanikud samamoodi saavad ikkagi seda kasutada just seda sama funktsionaalsus kasti näol. Kui palju see elektrimootor nüüd kliendibaasi või seda huvigrupi baasi võiks laiendada? Konkreetselt see elekter UTV põhjal annab tegelikult natuke teise suuna siis just turismitalude puhul, kus näiteks sul ala kämpingud hoovi peal, mõnes kämpingust on näiteks mingi abielupaar või sõprusseltskond juba välja kolinud, aga seda on vaja koristada, teises kämpingus jällegi mingi perekond magab veel, et sa ei saa minna pläristada mingi ATV või bensumootoriga UTV-ga seal samal ajal, et siis sa saadki minna vaikselt oma elektri UTV-ga sinna, teha neid koristustööd ära, asjad kõik sinna kasti visata ja jälle oma teed edasi minna. Ja samuti siis igasugused piltlikult Tallinna loomaaed, Elistvere loomaparki, siuksed, kus ikkagi loomade igapäevased tegevust on, et ega sa ei taha ju loomi hirmutada mingi sisepõlemismootoriga seal kuskil meetri kaugusel päristades, et need on ennekõike need kohad, kuhu see tegelikult väga hästi sobib ja ega kes keelab sul ka oma majapidamises selle elektri UTV-d kasutada, et sa ei pea ju siis ka enda koduakna all mingisuguse bensumootoriga päristama ja tema võti tegelikult või võlu seisneb ju selles, et sul puudub ka vajadus kodus omada mingi bensu või seda kuskil kanistritega tuua, et sul tavalisse seinakontakti põks laadima ja sa saad selle asja ilusti ära laadida. Kui palju selle UTV-ga sõita saab? Me oleme ise seda UTV testinud täitsa talvistes oludes aasta tagasi ja saime sealt siis 70+ kilomeetrit. See oli mingi suurusjärk vist 10-kraadises külmas, et ütleme, et täna turvaliselt tuleks ikkagi 70 kilomeetrit ja nõks peale. Mis on täiesti piisav, sest et kui sa lükkad maja ümber lund, tõepoolest turismikohas koristad, toimetad 70 kilomeetrit on ikkagi pigem ikka väga pikk. See 70 oli mööda maanteesõitu, ehk siis suht tippkiirusel, et kui sa veel võtad tavalise kodutoimetuse juures, siis sa ei kasuta ju maksimumressurssi ja siis tuleb sul seda kilometraaži tegelikult isegi rohkem. Kas UTV-d on Eestis populaarsed? Järjest populaarsemaks läheb. Ta ei olnud nii populaarne, inimesed natuke pelgasid seda suurust ja võib-olla ka hinnaklassi. Täna ikkagi nähes eelnevat aastat ehk 25 aastat siis UTV huvi inimestel UTV-de vastu ja UTV siis müüginumbrid näitavad ikkagi väga suurt tõusu, nii et mina ütleks, et täna eestlane on leidnud endal UTV reaalselt vajaduse. Ja siin, nagu me juba ühe masinagi ees näeme, lumesahk kannatab täitsa lund ka lükata. Ja kusjuures seesama elektriline UTV on meil täna kampaanias, kus sa saad selle soetamise hinna eest, milleks on siis 17,990. Selle eest saad sa siis ka lumesaha kauba peale. Jah, kuna ta on nelikveoga ja lisaks on tal veel sillalukud, kus on sul siis ka võimalik veel seda haarduvust või siis 4-ratta vedu veel parendada selle sillalukkude näol. Mis sa arvad, kui palju see elektrimootor sõidu mugavusele, sõidu omadusele kaasa aitab? Sõidu mugavusele ta nüüd vaevalt väga rohkem kaasa aitab, kui see, et sul puudub lihtsalt see sisepõlemismootorist tulev müra. Et ega ütleme, elektrimootori kiirendus on nii ehk naa siuke teistsugune tajutav, et seal ei ole mingisugust vahejätkusid, et on püsiv konstantne kiirendus. Aga mina võib-olla tooks kõige suuremaks erinevuseks ikkagi sõidumüra, sest rehvist tuleb küll mingisugune müra ikka salongi, aga see mootori müra kui selline on ju nulli viidud, et seda ju ei eksisteeri. Nii et täiesti mõnusalt, kui oled kellegagi koos, ajad juttu? Just.
et sõidumüra puudub ja saad rahulikult muusikat kuulata ja kõrvalistujaga juttu ajada. Kas ta on selline nišitoode, mida tuleks täna tellida ja pikalt oodata? Õnneks mitte, täna meil täitsa on neid saada.